Head kuulajad, tere tulemast meie täna veel nimetu ja seetõttu ka kõllitu digisaate tunnikese juurde. Nimelt siis vahepeal on toimunud igasuguseid sündmusi ja see kooslus või see seltskond, kes siin saates praegu on, kes enne tegi saadet nimega Digitund, ei tee enam saadet nimega Digitund ja ei tee seda selles kanalis, vaid me teeme järgmist saadet, millel ei ole veel nime. Ja selle nime osas me mõtleme. Saade hakkab siis olema nii-öelda eetris peamiselt internetis, Geeniuse portaalis ja Delfis. Ja no vaatame, mis aeg toob, et kuhu me siis välja jõuame lõpuks ja kas me kunagi näiteks paneme ka pildi saatele külge ja kõike, aga esimene praktiline muudatus on siis jah see, et meid täna 100, mis iganes FM sageduselt enam kuulata ei saa ja tuleb kuulata telefonist, internetist, mis iganes kohast, mis on kõige parem. Ja teiseks, kuna me ei ole raadioeetris, siis meie jaoks tähendab see sellist muutust, et me ei pea iga teatud aja tagant vähemasti hetkel veel tegema reklaamipause. Ja kui me soovime, me võime siin rääkida kas või 4 tundi järjest, ilma ühegi pausita. Aga me leppisime omavahel kokku, et liigne vabadus on ogarus ja seda me ikkagi niimoodi ära ei kasuta. Me proovime oma uued saated jätta umbes tunni pikkuseks. Ehk tõenäoliselt lähevad saated natuke pikemaks, kui me siin enne aastate jooksul oleme teinud, aga mitte ülearu pikaks. Spetsiifiline tellimus oli, et jõuaks ära teha normaalse suusaringi meie saadet kuulates. Nii et katsume siis tulla vastu kõigile suusatajatele ja suvel siis jooksjatele ja ratturitele, et tunnike trenni nädalas ja tunnike siis digisaadet. Saade ise jääb ikka enam-vähem umbes samasuguseks. Me kommenteerime nädala olulisemaid digiuudiseid, katsume selgust tuua sellesse maailma, kaasame iseenda parimat teadmist ja eksperte ja huvitavaid inimesi, nagu ikka. Ja kohe olles seda öelnud, pean ma ka ütlema, et meie seekordne ehk siis kõige esimene saade uues formaadis ei ole selline, nagu ma just praegu rääkisin. Et me ei vaata nädala sündmustele tagasi, vaid kuna on aasta esimene saade, head uut aastat kõigile, siis me vaatame nii palju, kui me oskame aasta sündmustele ette. Ehk vaatame, milline meie arvates see aasta võiks tulla, kas on juba midagi teada, mingid olulisemad tähised, ankrud, millega tuleb arvestada või mis on sellised küsimused, kust võib pauk tulla ja kust kindlasti pauku ei tule. Ja neid arutajaid meil siin on täna kokku koos minuga 5. Mina olen Henrik Roonemaa, minuga koos Hans Lõugas, meiega veel Glenn Pilvre, Meelis Väljamäe ja Andre Visse. Nii et selline saade. Ja tere ka minu poolt, mina olen siis Hans Lõugas ja ma, nagu Henrik siis juhatas, me jätkame siit nagu midagi poleks muutunud, kuigi see saade on esimest korda maailma ajaloos üldse eetris, see nimetuval saade. Aga te kindlasti teate, mida oodata sellelt seltskonnalt, keda Henrik juba nimetas ja kui me ühiselt otsustasime, et me vaatame tulevikku, siis eks me kõik teame, et see on tänamatu töö, me võime sinna arvata ja mõelda ja unistada, aga eks me ikkagi sõidame väga palju tahavaate peegli kaudu, et teades, mis on seni tehnoloogias tehtud, siis selle pealt püüaksime edasi mõelda, et mis meil paneb aastal 2022 südame põksuma selles valdkonnas, millest see saade räägib tehnoloogia valdkonnas, mis meie kõigi elu puudutab. Kõik oleme siin paar märksõna pannud kirja. Ja ilma erilise süsteemita hakkame kuskilt otsast peale ja ma tegelikult tahaksin Glenilt saada esimesed sõnad suust, sest et Glen on, mulle tundub sa hoiad käes iga aasta väga palju erinevaid seadmeid ja võib-olla, mul ka tunne on sul selle põhjal tekkinud arusaam, et mis nagu enam ei tööta ja mis toimib ja mis 2022 võiks siis olla seadmete valdkonnast see nagu läbimurre või siis oluline või vinge asi, mida me vaatame aasta lõpus tagasi, et tuligi. Mis sa arvad, Glen? No, ma tegelikult tahaksin hoopis kohe hakata võib-olla rääkima igasugusest virtuaalreaalsusest, aga lükkame äkki selle veidike hiljemaks, et kui vaadata käega katsutavaid asju, no siis ilmselgelt mobiiltelefonide osas, mis on ju ammu tegelikult juba valmis saanud, mulle nagu tundub, et vähemalt füüsilise vormi koha pealt on Samsung see, kellel on kuidagi entusiasmi eksperimenteerida, kes on teinud oma painduvaid ekraane juba paar aastat, kui ma ei eksi, või isegi rohkem.
ja kes nüüd on siis patenteerinud ära ka juba 3 painutatava telefoni ehk et. Kuidas see käib siis? See nagu taskurätik käib kokku kuidagi või? No jah, et kokku vist kortsutada ei saa, aga selles mõttes nagu tahvel, mis siis on siis 3 astmes volditav, et tundub jäävat päris paks, kui ta on kokku volditud, aga kui seda lahti voldid, siis ta on seest väga suur. Nii et tõenäoliselt Samsung selle koha pealt ikkagi on nagu julge ja siis on ka siin mingid patendid, millele vihjatakse, kus on ka siis kombineeritud veel nagu rulli keeratud ekraan pluss volditav ekraan. Nii et eks põhimõtteliselt see suund ikkagi sinnapoole ju võiks minna, et me saaks kaasa võtta võimalikult suure ekraani, mis võtaks võimalikult vähe ruumi. Et kas see nüüd juhtub valmis kujul, eks ole, järgmise aasta jooksul muidugi seda on selle 2022 ja suhteliselt, seda küll jah, selle aasta jah, suhteliselt tänamatu ennustada on ju, aga fakt on see, et midagi peab ju mobiilide puhul nagu juhtuma, et kui me räägime ainult kaameratest ja mingitest mälumahtudest, siis lõpuks ega see ju tegelikult ei huvitagi enam kedagi. Me oleme seda juttu rääkinud juba, ma ei tea, mitu aastat vist, et mobiiltelefonid on juba peaaegu valmis saanud ja nii ongi ju, et meil kõigil on taskus juba telefon, kus sa ei oska ju eriti soovida, et mis seal nüüd võiks olla veel rohkem kui praegu. Ma kohe, kui tohib, võtaks selle teema üle ja kaperdaks ja räägiks natukene sellest, et kuidas päriselt on? Kuidas päriselt on? Päriselt on nimelt niimoodi, et Glenil on õigus, mina näen ka seda, et ilmselt volditavad telefonid on tegelikult see, kuhu kõik tootjad oma raha tahavad panna, sest et tavaline telefon on tavaline, seal nagu innovatsiooni ei ole ja väga keeruline on saada klienti sellist uut telefoni ostma. Ja see aasta on, kui me võtame nüüd eelmine aasta, siis on olnud märgiline just selle poolest, et tegelikult mina olen kirjutanud ise paar artiklit, rääkinud mitmes saates kaasa arvatud siin meie seltskonnas, et tegelikult on ju olnudki läbimurdeline aasta, sest et esimest korda on need samad Gleni poolt mainitud Samsungi volditavad telefonid, nii Fold kui Flip sellised, mida päriselt julgeb kliendile soovitada, et kui esimesed olid sellised eksperimentaalsed lahendused ja ei olnud nagu võib-olla väga sellised töökindlad, siis praegu on ikkagi see, et ise ma olen nii Foldi kui Flipi kasutanud ja päris pikalt ja kui ma olen ka siin varem öelnud, et kui Fold ei ole minu jaoks, sest et ma ei ole leidnud sellele nagu sellist põhjust, miks mul sellist telefoni vaja oleks. Täpsustan, Fold on siis see suurem jah. Kas see on see, mis käib nagu raamat kokku? Just, et ta on nagu hästi paks ikkagi ja see ekraan ees on natukene selline liiga pikk ja kitsas, siis Flip on see, mis käib vertikaalselt kokku ja teeb sellise tavalise suurusega ekraaniga telefonis poole väiksema. See on küll selline, et see mõne kuu jooksul, mis mina ta kasutada sain, oli ma ei leidnud küll ühtegi põhjust, miks ma tahaks nagu tavalist telefoni tagasi vääranud see, et ta jätkuvalt on veel natuke kallis. Aga siin just enne saadet ma vaatasin mingisuguseid tulemusi, kus Samsung on müünud 4 korda rohkem volitavaid telefone kui eelmine aasta ja ka siis esimesel kuul müüs rohkem kui eelmise aasta jooksul kokku. Nii et selles mõttes tulemused räägivad iseenda eest ja ka meie tulemustest on näha, et ikkagi selline huvi klientidel on väga tugevalt nende seadmete vastu olemas. Ja nüüd ongi küsimus selles, kui Samsung on seda otsa lahti teinud, siis mis saab edasi, eks ole, et selge see, et nad lähevad paremaks, akud kestavad kauem, kaamerad, mis praegu on tagasihoidlikud või siis keskpärased lähevad paremaks, aga küsimus selles, et kes siis juurde tuleb, me siin just eelmine nädal nägime Oppo mudelit, mis tundus olevat päris huvitav, et ta on selline Foldi moodi, raamatu moodi kokku volditav, aga ta on väiksem, eks ole. Ja küsimus on, kas Google'il tuleb, tõenäoliselt tuleb midagi, kas kellegi teisel arvestataval veel tuleb. Apple'il tõenäoliselt mitte, sest et me teame ka seda, et Apple ilmselt töötab sellise volitava telefoni kallal, aga nad ikkagi lihvivad selle piisavalt ära, mis võtab neil piisavalt kaua aega, nii et ma arvan, et sel aastal me Apple'i sellist volitavat iPhone'i veel ei näe, aga see on ka paratamatu aja küsimus. Ja teine Gleni nagu selline väide oligi see, et inimesed ei taha nagu nii palju raha panna sellise tavalise telefoni peale, mis on ka nagu sel aastal selgeks saanud, sest et ka siin minul hetkel kasutuses olev Galaxy A52s 5G, mis maksab sinna 400 euro kanti kohati alla, kohati üle. Ma ütleks, et selleks, et kui ma ostan näiteks 2 korda rohkem maksva telefoni, ma saan sealt 10% parema kaamera ja 5% parema protsessori, millest ma aru ei saa tegelikult reaalselt kasutuses. Ehk siis tegelikult ongi see, et kallima telefoni eelis on niivõrd väikseks jäänud, et ainuke asi, mis paneks klienti kallimat telefoni ostma, ongi see, kui ta saab midagi uuemat ägedamat, eks antud juhul
voolitavust või mingit muud sellist mugavust no,. ma siia lisaks kohe, nii, jah. ma tahaks korra nagu nüüd teie jutul nii vastu öelda kui kaasa olla nõus, et jah, ütleme 2021 ma esimest korda nägin nii-öelda, kuidas öeldakse, päris elus inimest, kes on ostnud selle voolitav telefoni, käib sellega ringi, on rõõmus. Ja ma usun, et see on nagu Samsung läbimurde teinud. Mina nagu vaatan sellele niimoodi, et kas see voolitav, kaks asja, mis ütleks, et 2022 lõpuks on nad levinud, kaks sellist nii-öelda tegurit midagi arvestada. Üks on see, et lihtsalt tehnoloogia levikuga see hind muutub selliseks, et neid volditavaid telefone teha on piisavalt suurel skaalal nii soodne, et ta ei ole enam selline eksklusiivtelefon. Kui see nii juhtub, siis nad lähevad massidesse. Või teine variant, mis on tõenäolisem, et me, kuidas siis öelda, see uus kontseptuaalne vorm tekib, selle kohta öelda inglise keeles hästi, et killer app, et on mingisugune rakendus, mida me enne nagu ei osanud ette kujutada, aga tänu näiteks sellele formaadile, et me saame ekraani lahti voltida, me saame midagi teha nüüd ägedalt ja nüüd me ei saa enam tagasi minna ja see on läbimurre ja kosk voolab. Aga kui neid kahte asja ei tule, et kui me lihtsalt saame lugeda veebilehte natuke laiemalt ekraanilt, kui see kitsas telefoniekraan, siis ma ikkagi nagu olen hästi skeptiline, et see aasta aja pärast on need telefone, müüakse võib-olla 2 korda rohkem kui praegu, aga et kas 10 korda rohkem. Ärge saage valesti aru, ma väga tahaksin, mulle juba meeldib see, aga seal peab olema mingi selline nagu... Ei, selles on point olemas, aga ma kohe, eks ole, ütleks siia vahele, et olid ju ajad, kui me mõtleme mingit, ütleme 15 aastat tagasi, kui mobiiltelefonide ennem iPhone'i aeg, nimelt meenutame seda ajastut, me oleme peaaegu nii vanad, eks ole, et siis ju telefonide peaaegu üks ainsaid käega katsutavaid innovatsioone oli see, et nad läksid järjest väiksemaks. Ehk et tegelikult, kes tegi väiksema telefoni, see võitis, et aastal 2008, kui ma õigesti mäletan, oli seal Sony Ericsson, mis telefonid olid nagu tikutopsid peaaegu Nokiatest rääkimata. Ja kui me võtaks selle täna kätte, see tunduks, mis mõttes, eks ole, et ehk et kui me võrdleme seda tänast nii-öelda labidat selle 2008 aasta telefoniga, siis ütleme, see tunduks nagu absurdne, kui me keriks aja tagasi ja ütleks aastal 2008 näiteks inimestele, et kuulge, kas te ei taha sellist suurepärast, rasket ja suurt telefoni omale? Siis kõik ütleks, kuule, puhka jalga, et see on ju täielik jabur mõte, ehk et ma ütleks siinkohal, et ikkagi vorm on väga oluline, et selle Samsungi telefoni puhul need, kes on sellega rääkinud, kes on seda kasutanud, on tegelikult ilmselt kõik saanud aru, et väga imelik on pärast, et sa ei saa oma telliskivi kokku voltida. Tõsi. Sa harjud selle poolega ära ja see on tegelikult äge. Ja mina ütleks Hansu jutu jätkuks seda, et esimene asi ma julgeks arvata, et killer app tuleb siis, kui Apple teeb sellise telefoni. Ja number 2 on see, et võib-olla natuke aitab kaasa ka see tegelikult sellisele killer appi tegemisele või siis nende telefonide laiemale levikule, et Google on arendamas uut Androidi versiooni, mis siis nii-öelda natively või vaikimisi toetab volditavaid ekraane, et siiamaani on kõik telefonitootjad pidanud ise seda volditavuse ja siis tarkvara poolt arendama, aga see Google'i Android 12L on praegu töös ja kohe tulemas, nii et siis tähendab see seda, et ka väiksemad tootjad saavad tegelikult, kes võib-olla suudavad riistvara toota, aga ei ole nii kõvasti tarkvara arendajad, kui Samsung on, saavad lihtsamalt sellise telefoni tootmisega hakkama. Andre, sa tahtsid... ma tahaks veel siia... Andre tahtis midagi lisada veel. Ma tahtsin sekundeerida Meelisele, et minu arust väga õige tähelepanek, et siiamaani see ju kogu aeg niimoodi olnud on, et Apple on selle killer äpiga kuidagi välja tulnud ja siis massidesse selle vormi viinud, et eks näis, kas see juhtub ka just nende folditavate telefonidega, aga nagu ka nenditud, et ilmselt see 2022 ka juhtuma ei saa. Ja selles ma olen ka nagu täiesti veendunud ja nõus Hansuga jällegi, et kui seda killer appi ei ole, siis massidesse need telefonid on ikkagi raske näha, kuidas jõuab. Aga mul on killer app teile pakkuda muide, täitsa konkreetne killer app, mis on väga lihtne olemas, fotod. Täna ikkagi, kui ma võtan ka oma telefoni peal, tahan mis iganes pilte vaadata, mis ma olen teinud või kellegi mingid pildigaleriid, siis see telefon selle jaoks on väike. Teksti lugeda ei ole probleem, eks ma võin Twitterit või Delfit või mida iganes brausida lugeda päevad läbi või kas või paljud inimesed loevad ju raamatuid näiteks ja nii edasi. Aga näiteks Instagram, TikTok, mingid sellised asjad on telefoni ekraani jaoks, telefoni ekraan on liiga väike. Need on need asjad, mida ma tahaks näha suuremalt. Ja ma kujutan ette, et kui ma harjun ära, et ma olen Instagrami kasutaja
ja näen 2 korda suuremal ja ruudukujulisel tõenäoliselt ekraanil kas või Instagrami feed'i, võt siis mul on küll väga raske tagasi minna. See on mõnes mõttes üllatav, sest et mina olen kogu aeg siin aastaid olnud vastupidisel arvamuse selle koha pealt just, et Instagram on vähemalt minu jaoks algselt täiesti mõtete platvorm, sest et see 640x640 pildid, mis nüüd alguses Instagramil oli, tundus nii pisikesed, et see sobis küll Apple'i kella peale, aga mitte telefoni-ekraanilt vaatamiseks, rääkimata arvutist. Ehk siis, kui nad reso paremaks teeks, siis oleks see asja aga see on tehniline küsimus, miks nad ei võiks teha, et aga see on täpselt selline sisu, mida sa tahaks nautida suuremat ekraanilt, aga ainuüksi sellepärast mingit iPadi kaasas kanda, seda ei hakka ka keegi tegema. Ma olen nõus ja siis neil ei ole iPadi äppi isegi vist endiselt. No siin on väga lihtne seda teooriat, hüpoteesi kontrollida, Samsung, kui Soul meid kuulab praegu, saatke Henrikule 6 ajaks see volitatud telefon, las ta vaatab sealt YouTube'i ja Instagrami ja TikToki ja kui ta ütleb, et jah, see on killer äpp, siis on läbimurd tehtud. Üks selline suurema selle fold tüüpi volitava telefoni probleem ongi ju tegelikult see, et ta on kokku volituna piisavalt ebamugav kasutada ja lahti võttes jälle ei ole ta piisavalt suur, et see vahe ei ole piisavalt efektiivne, et oleks see, kui ta oleks nagu Glenn ütles, et tuleb võib-olla selline 2 kokku käib või 3 kokku käib variant, et siis see sisemine ekraan või lahti volitud kujul on ta piisavalt suur, et sellest on nagu reaalsemalt rohkem kasu, eks. Aga seal on omad probleemid, aku ja suurus ja aku kestvus ja kui nii edasi, et tehnilised sellist ülesanded, mis on vaja lahendada. Paar põlvkonda arendust on vaja teha, jah. Ja siit käis läbi ka see, et 4 korda kasvas müük nendel folditavalt. Et ühe asemel müüdi 4. Täpselt, et hirmsasti tahaks nagu absoluutnumbrit ka teada tegelikult. Ja. Mul seda statistikat ka pärast. Aga ma ütleks ja lõppu hoopiski mitte volditava telefoni kohta, et kui me räägime veel sellest aastast, siis võib-olla läheb Sonyl paremini. Sest et Sony üritab järjekindlalt ikkagi panna oma edukaid ja häid fotoaparaate telefonidesse ja see ei tule tal mitte kuidagi. Aga need telefonides ei ole head ega edukad fotoaparaadid. No jah, ütleme see sama telefon, mis nüüd ju siin hiljuti reliisiti, ehk siis Xperia Pro i, kus siis on sees tegelikult RX100 sensor, millelt võetakse siis keskelt küll mitte päris sama lai tükk, eks ole, tolline sensor, aga mis maksab üldse mitte vähe, umbes siis 1700 eurot, aga mis peaks olema siis nüüd põhimõtteliselt siis ülihea kaamera ja jälle telefon, et kui vaatame muidugi selle telefoni hinda, siis vist väga suureks rõõmustamiseks põhjust ei ole, aga teistpidi oleks ikkagi ju tore, et Sony, kes teeb häid fotokaid, kuidagi saaks sellega lõpus hakkama. Ma ei taha nagu seda ennustada, aga mulle meeldiks see. See on nagu 2 asja, kui ma kohe hüppan siit selle sama Xperia Pro i juurde, siis tegelikult on 2 asja, mis mulle on silme jäänud. Esiteks ongi see, nagu Glenn ütles, et see suur sensor on äge ja võib-olla selline tulevikutrend, aga teine asi on see, et lõpuks on ka üks trend, mida me võib-olla selle aasta rohkem näeme, on see, et Sony on sinna pannud ka enda siis selle kaameratest tuntud Bionzi pildiprotsessori, mitte ei kasuta siis Qualcomm'i kiibis olevat protsessorit ja tegelikult alles hiljuti uudis, et ka hiinlased Oppo Group või siis PPK, kes Oppot, Vivot ja OnePlusi omab, toodab oma pildiprotsessorit, mis Vivo ühes telefonis juba sees on, et Google on seda ka teinud, ehk siis kui me näeme seda, et selline pilditöötlus läheb paremaks, siis võib-olla on seal näha ka selline hüppeline kvaliteedi kasv telefonide kaamerates ja tegelikult Sony puhul on just see, et neil see kõik see raua osa on ju väga hea, aga tarkvara, mis just fototöötluse tarkvara jääb nagu kehvaks, sest sinna võiksid võib-olla Google'iga koostööd teha või mingid maagia sinna süstida. Ma siiski ei kuku tooli pealt maha odates, et nüüd aastaga see tegelikult eksponentsiaalne kasv tuleb. Tore on ikkagi, et Sony ei ole nagu päriselt loobunud ja samal ajal on ju, mingil mõttes on ka point, ma nagu saan sellest Sony vaatepunktist selles mõttes aru, et Sony vastupidiselt teistele mobiilitootjatele, kes kõik, ütleme, täna piltlikult teevad alati ööpäevaks, kui sa teed pildi, on ju. Et Sony üritab ikkagi teha seda, et kui sa teed öösel telefoniga pildi, siis ka pildi peal jääb öö. Jah, aga siin ongi see, et inimesed tahavad, et see oleks muudetud kas natukene rohkem päevaks. Aga tegelikult kui me räägime korraks sellest, et nagu Glenn ütles, et sul on hea meel, et Sony ikka veel jätkuvalt teeb telefone, siis tegelikult on ka see, et minu teada Sony on nüüd telefoni osa, ehk siis Sony Mobile endine on nüüd kasumis, mis tähendab seda, et selline strateegia, et teeme vähe, teeme kallid asju, müüme neid vähe, aga teenimised kasumit on neile olnud edukas, et siiani, kui nad üritasid teha odavaid tooteid ja konkureerida siin teiste suurtega, siis see tõi neile ainult kahjumit, nii et nad on ilmselt leidnud oma niši ja kui nad suudavad sellises kallimas nišis edukad olla, siis minu arust väga hea. No mulle tuleb ikkagi see nagu üllatusena, kui sa ütled, et nad on täna kasumis, et kui ma mõtlen praegu, et palju ma tean inimesi, kes on ostnud volditava telefoni ja palju ma tean inimesi, kes on ostnud Sony telefoni, siis raudselt volditavad võidavad. Kui sa vaatad selle Pro i, absoluutselt.
absoluutselt, kui sa võrdled sellega, et see volitava telefonide müük, näiteks Samsungi telefoni müügist võib praegu olla seal mingisugune alla 1% äkki, ma ei tea tegelikult, alla 10 on ta kindlasti, siis Sony telefoni müügist on see asi 100%, eks ole, nii et selles mõttes on ikkagi jah, aga Sony üritab ilmselgelt püüda nagu seda nende kallimaid kaameraid ja selliseid asju tarbivaid sellist nii-öelda profi või vähemalt sellist ennast profiks pidavat klienti, et nad ei olegi, üritagi enam telefonidega olla sellised tavaturul ja see ilmselt on neile hästi töötanud. Mul on hoopis teile, mul on telefoni teema lõpetuseks veel üks võib-olla vastuolulisem küsimus või mitte veel ennustus, ma ennustada ei julge, aga küsimus on küll. Nimelt, mida päev edasi, seda keerulisemaks läheb minu jaoks aru saada, et miks Samsung olemas on. Ma enam ei mõista, kuhu nad nagu kuuluvad, et kui ma tahan, ütleme inimesed, kes tahavad väga head sellist hea brändiga kõik ühes tüüpi nagu hästi pakendatud toodet, nende jaoks on Apple. Ja need, kes tahavad mingit head Androidi, nende jaoks on hiinlastel terve messi hallitäis, eks ole, telefone välja pakkuda. Ehk et mulle tundub, et see Samsungi vahepealsete aastate väga tugev turundussurve või ütleme, turundusraha matmine selle alla, et muutuda nagu Androidi maailma Apple'iks, et minu meelest see ei ole kandnud vilja ja ma arvan, neil on pigem raske. See on kandnud väga hästi vilja, ei ole nõus. Väga lihtne, esiteks on see, et kui sa mingit asja inimestele kogu aeg pähe peksad, siis see töötab ja Samsung on sellega väga hästi hakkama saanud. Teine asi on see, et hiinlastel on tooteid küll, aga hiinlaste puhul meil kui tehnikateadlikel inimestel ilmselt kuskil kuklas on kogu aeg see, et aga mis juhtub, kui Xiaomist või Oppost saab järgmine Huawei, kes pannakse kuskile musta nimekirja. Samsungiga seda ei juhtu. Nendel inimestel, kes ei ole võib-olla tehnikateadlikud, nendel on jah, hind on faktor loomulikult, aga teiseks on see, et Samsungi nime nad teavad, Samsungi nime nad oskavad usaldada. Kui nad tahavad sellist Androidiga Apple'ist, siis see ongi antud juhul Samsung, LG on kadunud kõrvalt, eks ole, Google'it meie turul ei ole ja Google'il, nagu me teame, on seal mingis odavus ja A-seerias ma olen nõus, aga kas sa ikkagi seda väga kallist Apple'iga konkureerivat S-seeriat, seal peab olema ikka mingi väga hea põhjus, miks sa tahad seda müüvad ikka hästi, ma annan sulle hea põhjuse, selles mõttes, et ma olen nõus, et üldse on keeruline müüa kallist telefoni. Apple'il ei ole. No jah, võib-olla tõesti, aga küsimus on tegelikult selles, et kui sa tahad toodet, mille puhul sa lähed teenindusse, sul on olemas varuosad, vastused, teadvad inimesed, siis Xiaomi puhul sa seda niisama lihtsalt ei saa, eks ole. Samsungi puhul see teenindusvõrk ja kõik see on ikkagi väga hästi välja töötatud ja see on selline turvalisus ja see, et igas poes saab, igas poes on inimesed, kes on seda oma silmaga näinud, eks ole. See on kliendi jaoks oluline asi. Ja samas, eks ma meenutan siin ka paar kuud tagasi, tegin ise väga suure telefoni võrdluse just kaamerate osas ja ka telefonide osas muidu ja ütleme, parimaks kaameratelefoniks ikkagi oligi tol hetkel Samsung S21, eks ole. Et Huawei'd meil täna müügil otseselt enam ei ole, olid omal ajal ka need Huawei'd ju väga head P40 Pro ja et ikkagi ma ka pigem kalduks sinna poole ütlema, et Samsung on täna nagu natukene tõesti selline Androidi maailma Apple, aga kellel on julgust eksperimenteerida, et kellel on julgust neid ekraane voltida ja teha ka ägedaid kaameraid ja samas ka ägedaid lisavidinaid, aga Samsungi kellad on ju ka ilusad ja Samsungi kõrvaklapid muideks on ka üllatavalt head need, mis kõrva sisse pistetakse, eks ole, need nupud. Et Samsungi asjad tegelikult ei ole üldse halvad ja ennast korrates ütlema veel kord, et nad üritavad teha uusi asju, et see on nagu äge, et Apple on muutunud võib-olla natuke selliseks nagu hästi ettevaatlikuks peale seda oma suure juhi lahkumist juba ammu, et nad ikka tegelikult, nad ju tammuvad sama rada kogu aeg, eks ole, et ega sealt ei ole enam tulnud selliseid Mina ütleks, et Apple vastupidi vaikselt teeb imesi, sest et mina olen täpselt vastupidisel seisukohal. Ehk siis, kui ma olen alati arvanud seda, et Apple, nagu siin Andre just ütles, et see killer äpp, eks ole, ja siis kui Apple teeb midagi, siis see asi läheb mainstreami, siis ma tahtsin sinna vahele põigata sellega, et siis varsti kuuleme me seda, kuidas Apple leiutas volitava telefoni, kuigi volitavad telefonid on 5 aastat turul. Mida ma tahan öelda on see, et mina olen arvanud kogu aeg, et Apple on olnud aastaid firma, kes on võtnud teiste firmade innovatsiooni ja selle vormistanud ilusaks ja siis selle pealt kasumit teeninud. Siis praegu me tegelikult, absoluutselt see on nii. Praegu me näeme täpselt vastupidi, et Apple on hakanud tegema ise innovatsiooni, kui me räägime M1 protsessoritest või kas või A-seeria kiipidest või siis modemitest, mis sinna vast tulevad, et vanasti seda kõike ei olnud.
aga kuulake, Glenni sõnad olid õiged, Glenn ütles, et Apple on muutunud väga ettevaatlikuks. See kõlab nagu kriitikat, nad ei tee midagi, aga minu arust on see väga hästi öeldud. Nad on väga ettevaatlikud, nad uisa-päisa ei kiirusta kunagi, aga nad teevad samme, mis on üli läbi mõeldud ja väga pika sellise horisondiga. See arhitektuuri muutus sülearvutades on üks, millest võiks järgmisena rääkida, aga tegelikult telefonides ka. Ja see ei ole ei nagu kiitus ega laitus, vaid see on nagu fakt, et nad tõesti, nad tulevad hilja mängu, aga tulevad siis nagu täie rauaga ja teevad asja, mida inimene kasutab ja saab nii-öelda täis elamuse kogemuse kätte, kui see tehnoloogia on küps. Nojah, et võib-olla see oli ka juhus või kuidas öelda, asjade kokkulangemine, aga kui mõelda, eks ole, et mida sellist pöördelist on teinud Apple viimase 10 aasta jooksul ja mida on ta teinud siis eelneva 10 aasta jooksul, kui seal oli Steve Jobs, siis on need nagu öö ja päev mõnes mõttes. Aga struktureerime saadet niimoodi, et pööramegi nüüd järgmise lehekülje, järgmise teema märksõna ja võtame, millest juba tahate rääkida siin, mida teeb Apple aastal 2022. Mulle tundub, et see on nagu, ma siin juba vaadates siin märkmeid, mida on tehtud saate tutvustuseks ja ootuseks, siis me nagu Apple'ist ei saa üle ka ümber. Nii et... Apple teeb järgmine aasta ainult ühe asja. M1 kiibiga, M1 seeria kiibiga Mac Pro, mitte MacBook Pro, aga lauaarvuti. Ja võib-olla ka iPad Pro, iMac Pro, kõik Apple'ist rohkem pole midagi vaja neil. Apple'i probleemi võib-olla kokku võtta ka sellega, et kui nagu Jobsi aegade Apple tegi nagu põhimõtteliselt ühte toodet ja tegi seda väga hästi, siis nüüd, kas see on nüüd probleem või on see hoopis tore, on Apple'i valikus mingisugune mustmiljoni liialdus, aga mitu iPhone'i ja mitu iPad'i, eks ole, nendel on mingid erinevad konnektorid, mõnel on seal Lightning ja mõnel on USB-C ja siis mõnel võeti vahepeal ära hoopis mida asjad, nüüd pannakse midagi tagasi, ehk et seal on nagu tunda nagu sellist natuke nagu rahmimist, et selle asemel, et me võtame fokusseeritud suuna, et teeme ühte asja, me oleme ajanud asja nagu laiaks, me oleme nagu valgunud kogu selle asjaga laiali, ka tootmise ja kõige mõttes, et sükene nagu massiproduktsioon on see. Aga kuule, nad on maailma suurimaid on ju. Ja on, et selles ma üldse vaide, et kui sa võtad ka loomulikult viimast 10 aastat ja vaatad kasuminumbreid, siis on ju Apple'i majandustulemused ju täiesti astronoomilised, eks ole. Nii et selles mõttes on see kõik väga okei, aga muidugi nüüd tulles käega katsuta asjadele tagasi, et tõepoolest see sama M1 Max protsessor, mis siis nüüd hakkab olema uutes MacBook Prodes, et selle kiiruslikud näitajad, kui me juba rääksime M1-st, et sellest on küll ja veel juba põhimõtteliselt 99% maailma elanike jaoks, siis isegi mulle nagu tundub, et selle uue MacBook Pro võiks vist jätta umbes 5 aastaks täpselt müügile, nii nagu ta on, et see on niivõrd jaburalt võimas, et ta on keskmiselt umbes 5 korda võimsam, 4-5 korda võimsam väidetavalt siis, kui oli see sama M1, mida me oleme kogu aeg kiitnud ja mis teeb kõik asjad välgukiirusel valmis. Samas on nüüd sinna külge siis pandud kenasti kõik need ühendusliidesed, mille kohalt alati on Apple'it siin kirutud, et võeti ju vahepeal ära, eks ole, kõik asjad peale USB-C, nüüd on seal siis jällegi magnetlaadija, HDMI väljund, mälukaardi pesa, eks ole, et ta on muutunudki päris arvutiks, korralik mälu, eks ole, 32 gigabaiti mälu ja terabaidine nii-öelda ketas kohe, eks ole, nagu standardis ja see protsessori, need näitajad on tõesti, kui vaadata neid spekke, me ei hakka neid ette lugema, nad on nagu tõesti, nad on nagu nii ebareaalselt võimsad. Tegelikult ega need spekkidest ei näegi seda ju, see on, kui sa teed teste või töötad, siis sa näed seda, aga tegelikult andmete poolest ei tundugi nii võimas, kui tegelikult on. Aga siit tulebki välja see kõige uskumutam asi, et nad on suutnud teha ikkagi selle sisu või selle nii-öelda kiibi tootmise disaini selliseks, et nad on nii pika puuga praegu konkurentist ees ja ei ole ka lähitulevikus näha, et siin läheme 2-3 aasta jooksul keegi midagi nagu sarnast teha suudaks. Minu meelest Apple'i, Glenni ma tahaks vastu öelda, minu meelest Apple'i plaan on üle aastate esimest korda kuidagi koherentne ja tegelikult ka selge. Esiteks, nad teevad praegu, nad liiguvad väga suure hooga sinnapoole, teha ainult ühte toodet jälle, nagu sa tahtsid. Ja see toode on see protsessor. Ja see sama protsessor, suuremate väiksemate muudatustega on absoluutselt kõige sees, kõige väiksemast iPhone'ist kõige suurema Macini ja kõik iPadid ja kõik, mis sinna vahele jäävad, on ju. Mina pigem nagu mõtlesin ka seda, et jube keeruline oli vähemalt mingitel vahepealsetel, mitte ammu aastatel üldse valida, et mul on iPad aastast, mis iganes, ma ei tea, 5-4 Need vaheaastad olid Apple'il kehvad. Tahaks osta uut iPadi
ja ma saan vastu pead mingisuguse 5 mudeliga. Ja, aga ühesõnaga nüüd nad pakuvad sulle sama protsessorit erinevate ekraani suurustega. Et põhimõtteliselt seal 6 tollist kuni, ma ei tea, 32 tollini võib-olla varsti, kui mingi suur monitor tuleb. Ja sinu osa on lihtsalt valida. Täna neil on probleem, et on see õnnetu Lightning ühenduseks, mis ei ole USB-C. Mina ennustan, et nad liiguvad ikkagi USB-C peale ära ja telefonides ka täpselt samamoodi, et jääb ka see üks ühendus ja mõnes mõttes see pilt läheb nagu väga lihtsaks. Ise valid, millise ekraaniga sa seda Apple'i protsessorit tahad. Nende profiarvutite sees on lihtsalt mitte üks see protsessor, vaid 4 tükki või rohkem pandud lihtsalt üksteisega kokku, on ju. Aga põhimõtteliselt see on see sama protsessor, et kui sa vaatad seda nii-öelda 1 tuuma arvutise võimsust, siis see ei ole radikaalselt erinev minu MacBook Airil ja nendel uutel MacBook Prodel. Aga neid tuumasid lihtsalt on seal selle võrra nagu rohkem. Ja ma arvan niimoodi nad täitsa rahulikult purjetavadki, et kas siin tõenäoliselt võib tulla mingeid uusi ekraanitehnoloogiaid, ma ajan nad alati sassi, on ta mini või mikroLED, mis ta siis on ju. Ja küllap nad neid nagu toovad mängu, aga ma arvan, et nende nagu siht riistvara osas on selge ja lihtne ja teisest küljest väga tugevalt tuleb peale neil see teenuste osa. Me siin ei kujutagi ette, kui palju nad tegelikult väga märkamatult teenuste turult raha teenivad. Lõviosa sellest on need äpipoedeks, kus nad võtavad siis kolmandiku vahelt, teatud juhtudel natuke vähem. Ja ma arvan, et seal hakatakse kõvasti käsi väänama. Ma juba näen ette, et 2022 kohtud teevad siin juba praegu järjest otsuseid, et see on konkurentsi piirav ja nii edasi, et seal nendega suditakse, aga nende soov olla see üks tehnoloogiafirma sinu elus on nagu väga suur ja ma arvan, väga selgelt sinnapoole liiguvad. Ei, võib-olla jah, see suund muutub nüüd paremaks, aga see minu jutt oli eelkõige sihitud just nagu sinna, et loomulikult uus protsessor on nagu äge ja see on, me võime seda pidada mingiks väga, väga pöördeliseks asjaks, aga teistpidi me ei saa seda kuidagi võrrelda sellega, kui omal ajal tuli iPhone, eks ole, või kas või iPad, mis ikkagi defineeris täiesti uue sektsiooni või uue segmendi. Aga kui me vaatame nüüd ikkagi alanud uude aastasse, et mis siis juhtub, siis tegelikult mida ma ootan, lisaks kõigile sellele, mida juba kokku võtsite Apple'i nagu praeguse seisukohta, siis tundub esmalt igav teema, aga see tegelikult on jube põnev, see on siis kõik, mis seondub tervisega. Ehk siis lihtsalt, mis paneb nüüd selle peale mõtlema, Apple'i AirPodid, mis on väiksed kõrva sisse käivad kõrvaklapid, mis võimendavad värisheli, need on palju populaarsemad vaegkuuljate seas kui kuuldeaparaadid, mis on mitu korda kallimad ja keerulisemad kasutada. Aga Apple oma kõrvaklapi tehnoloogiaga lahendab inimeste mure ära selles, et nad ei kuule hästi ja sul on seda lihtsam kasutada, see on odavam, kui ta kõrvaklappidena maksavad võib-olla, ma ei tea, 200-300 eurot. Aga ma ei räägi mitte sellest, et kuidas lahendada vaegkuuljate nagu elu, vaid et see tehnoloogia on tegelikult meil nagu füüsiliselt kogu aeg meiega kaasas ja aitab meid, et see on nagu väga-väga suur potentsiaal või siis kell on meil käe peal, ta teab meie tervise kohta väga palju. Jällegi ma kuulen, kuidas hiljuti ühel inimesel kandis kella, kehv oli olla ja kell tundis ära, et tal on südame rütmiga probleeme, eks. Ja sai kohe arstile saata väljavõtte, ametliku raporti, sai kiiret abi. Ehk siis, kas 2022 me jõuame silmadeni või mitte, minu jaoks see huvitav osa. Et me teame, et Apple tükk aega on arendanud prille või siis prillaadseid tooteid, arvestades, et maailmast, ma ametlikku numbrit ei tea, aga see varieerub kuskil 25% kuni 50% on ju väga lai number, on prillikandjad inimeste seas. Ehk siis prillid on levinud juba nagu praktiline tootevorm. Kui see ühendada tehnoloogiaga, siis me, Apple teab, arendusmeeskonnad teavad, et seal on nagu väga palju uusi võimalusi, kuidas me saame nagu tehnoloogia kasutust muuta, et me ei pea vaatama ühte ekraani, vaid läbi prillide näeme midagi. Et tõesti, ma oleks väga üllatunud, kui see 2022 jõuaks turule, aga mine tea, äkki jõuab. Just, et küsimus ju Apple'i prillide puhul ei ole ju see, kas nad tulevad, et millal nad tulevad pigem, eks ole, et me oleme piisavalt kuulnud jutte, et nad ilmselgelt on arenduses. Aga kui me Apple'ist räägime, siis minu küsimus teile on hoopis see, et mida te arvate, mida nad teevad järgmiseks, mida suurt nad teevad järgmiseks, tervishoid on võib-olla üks selline asi, auto on võib-olla teine selline asi, et Apple'i suur probleem on ju see, et neil on liiga palju raha käes, mis istub nii-öelda pangakontole, mida nad ei investeeri ja see tegelikult osanikele, investoritele ei meeldi üldse ja sellepärast nad peavad selle kuskile suunama, et mida nad võivad järgmiseks ära osta või millise suure
ala peal nad võivad nagu laieneda, sest et tegelikult fakt on see, et midagi nad peavad ette võtma ja tervishoid on üks suur asi, millega lahendada, see autokuulujutud, mis nagu siin järjest tulevad ja lähevad, on teine asi, sest et autotööstus on väga kallis koht, millest siseneda, aga samas potentsiaalselt väga suure kasumi võimalusega. Et mis teie arvates on see, kuhu Apple liigub? No ma arvan, et sa mainisid ära need 2 varianti, aga rohkem ideid, kus raha kulutada meil kõigil on ju, aga arvestades tundes Apple'is ärilist juhtimist, mis on väga konservatiivne, et ei lahmita, siis raha võib ka investoritele tagasi anda, mida nad on ka hoogsalt teinud, eks ole, läbi igasuguste tagasiostuprogrammide. Jah, et see otseselt nagu mure ei ole. Samas ongi ikkagi natukene jääb mulle kuidagi see mulje, et tegelikult Steve Jobs ei olegi üldse surnud, et annab kuskilt mõningaid vihjeid aastas, 1 vihje või 2, et ikkagi nagu sellist meest sealt ei paista, kes need 2 triljonit või palju neid dollareid neil on samas, nagu teeks mingis asjaks. Jah, seda küll, et sellega ma olen nõus, aga teistpidi on jälle see, et Steve Jobsi ajal oli Apple palju väiksema rahakotiga firma, kui ta praegu on, ehk siis tegelikult see kasv on olnud ekspotentsiaalne. Absoluutselt, aga Jobs oligi nagu see mees, kes tegelikult oli, kuidas ma ütlen, võib-olla rohkem nagu selline kunstnik ja siuke rebel, kes nagu paugutas siia ja sinna. Ma olen nõus, Glenn, aga võtame nüüd kõik need teised tehnoloogiafirmad, ükskõik kas ta on mingid Xiaomi, Oppo, Sony, ma ei tea, nimetame neid, eks ole, Samsung, kes neist on teinud nagu viimaste, ma ei tea, 5, 6, 7 aasta jooksul midagi, mida Apple pole teinud ja mis on kohutavalt äge. Apple'i probleem ongi see, et Apple on teinud ja nüüd me kõik justki ootaksime, et nad teevad ikka veel. No ega, ma ei tea, aga mõtlen, et ega see kriis on kogu sektoril. See, et siin keegi on paar mingit volitavat telefoni välja toonud, see ei ole nagu maailma. Eks see ongi see sama koht, et väga hea on siin piltlikult jutumärgis möli seda, eks ole, et tee siis ise, eks ole, et see ongi see sama koht, kus võib-olla kus alati põrkuvadki, kuidas ma ütlen siis, nagu mingisugune asi, mida tegelikult on inimestel vaja, aga nad ei teadnud seda veel. Ideaalne näide oligi iPhone, eks ole. Versus siis tõesti see, et tehnoloogiafirmad üritavad kogu aeg midagi pushida ja vaadata, kas see konks jääb sinna taha, eks ole. 3D oli hea näide, kuidas terve aasta räägiti, et see on tulevik, aga siis järgmisel aastal oli see minevik, on ju. Et see... Ma tahtsin Henrikule siin vahele kommenteerida, et kes teistest on teinud ja ainult Apple on teinud, et või on siis nii, nagu Meelis ütles, on ju, et tegelikult Apple oskab väga hästi tehtud innovatsiooni ära kasutada ja selle kasutajasõbralikuks muuta ja tabab selle õige hetke ära, millal see nagu tehnoloogia on piisavalt küps, et see kliendini viia. Mina kui resident Apple skeptik olen jätkuvalt aastaid siin rääkinud seda, et ma ei ole nõus selle Apple'i kummardamisega, või samas ma olen nõus sellega, selles mõttes, et tegemist on väga eduka ja väga kvaliteetseid tooteid tegeva firmaga, mida väga paljud armastavad, aga just selles mõttes, et minu arust nad vähemalt alguses Steve Jobsi aegadel ikka väga tugevalt jooksid teiste innovatsiooniloorberitele, mida nad oskasid hästi ära kasutada ja praeguseks on see muutunud, kui me just sellest M1-st ja üldse sellest Keepi tehnoloogiast ja ilmselt tulevikus ka modemi tehnoloogiast räägime, siis minu arust nüüd on Apple muutnud ilusa pakenditootjast tegelikult nagu innovatsiooniga tegeleks. iPhone oli ka ikkagi innovatsioon. No ta oli ilusti pakendatud, sest iPhone'is ei olnud... Mis oli iPhone'i, mingid Sony, Ericssoni ja Nokia kohutavalt õudsed nutitelefoni laadsed tooted. Aga seal ei olnud ühtegi uut ideed, kõik need jupid olid testid olemas, lihtsalt ta panin need paremad jupid kokku oma seadmesse. Jumal normaalne. Siin võib muidugi vaielda, et väidetavalt oligi ju Nokial nii-öelda oma iPhone'i ennem olemas ja mida nad just üritasid. Tallinnas üks soomlane elab, kes leiutas selle ja tahtis Apple'ile veel midagi. Nokia häda oli see, et nad üritasid võita Hiina turgu, kus nad arvasid, et seal puutetundlik või selline siis nii-öelda mahutundlik ekraani töötaja. Aga ühesõnaga ma tahaks... Ennustuste jutt läheb meil siin jälle siukseks hiietuste jutuks. Tahaks tegelikult selle võib-olla kokku võtta nii, et muidugi võib ka pidada innovatsiooniks seda, et me teeme hästi kiire protsessori, aga lihtsalt mina nagu rõhusin kogu oma jutuks seda, et Apple võiks ka teha võib-olla tõesti mingi uue sellise põneva kategooria ja mulle natuke tundub, et selline voltitav telefon, nagu me Samsungist rääksime, võib-olla otsapidi on see põnev kategooria, et see on see sama koht, et tehnoloogiafirmad ju kõik üritavad nagu teha midagi sellist, mida inimestel võiks olla vaja. Nad ei tea, kas seda ikka on täpselt vaja, aga äkki nüüd on seda vaja. Ja aga ma ei tea, kas vaata, siin on see, et Apple ei olegi tegelikult teinud ühtegi uut kategooriat, või nad lihtsalt teinud kategooria nüüd uue ellu sissepuun. Ja iPad oli tegelikult. Enne iPadi oli väga palju tahvelarvuteid olemas. Just, et selles mõttes ei ole, nad on teinud need asjad paremaks, aga mitte nagu uut, aga ma mõtlesingi, küsin kohe Glenni käest, et kas mingil aasta 2025 sina oma Leafi vahetaksid Apple'i auto vastu, kui nad selle turul tooks, see hea oleks?
No see on muidugi, see on hästi selline konksu küsimus, sest et noh, Leaf 10 aastat tagasi ikkagi oli päris auto ja noh, võiks küsida, et Tesla on ju ka väga äge auto, aga kui Tesla ongi nagu ratastele arvuti rohkem, siis Leaf oli nagu auto, milles on võib-olla arvuti, kui see võrdlus nagu pädev oli, et tegelikult nagu suured autotootjad nagu elu on näidanud, omavad väga head kogemust, kuidas teha autot, mis ei lagune ära. Ja kui sa hakkad tegema nullist uut autot, nagu Tesla näide oli, siis võib juhtuda, et see ratastega arvuti läheb katki varsti, kui meil on talv õues ja siis on jälle suvi ja siis on jälle talv. Et tegelikult ei saa nagu alahinnata seda klassikaliste autotootjate oskust teha rattalaagreid ja rattaid, nii et need ära ei kuku piltlikult öeldes. Et selles mõttes... Kas meil ennustuste failis muide autodest oli midagi, et kas me nüüd saame lugeda selle Apple'i ja telefonide teema lõpetatuks ja ütleme, et me võtsime järgmise teema, saate aeg läbi saama. Räägime sellest, kuhu me jõuame elektriautodega uuel aastal. No millest võime rääkida, jah. Ma arvan, et bensiiniautosid iga kord, kui mõni uus bensiiniauto välja tuleb 2022, siis ma kergelt imestun, et kas ikka veel. Ikka välja tuleb. No, kui me vaatame elektri hindasid, siis võib-olla varsti me räägime ainult bensiiniautodest. Mina olen viimasel ajal vaadanud sellesse uute autode maailma natukene rohkem sisse kui varasematel aegadel ja siis ma olen jõudnud järeldusele, et minu jaoks, kui ma peaks uut autot ostma, siis mulle tundub, et elektriauto on täpselt sellise ühe vahetustsükli kaugusel, ehk siis a la 5 aastat, et noh, seni ikkagi on bensiiniauto nagu mõistlikum, aga paratamatult see elektri asi tuleb, aga lihtsalt küsimus selles, kas me näeme mingisugust hüpet, ma nägeme hüpet muus ei saagi näha kui punkt 1 hinnas, ehk see odavamaks ja punkt 2 paremates akudes. Jaa, no mina ütleksin tegelikult, noh, võib-olla Ants saab ka mind siin kommenteerida või täiendada, et olles nüüd sõitnud tänaseks, no peaaegu vist 10 aastat elektri, nii palju ei ole ikka, no ütleme 8 aastat elektriautoga ja ennem seda omades igasuguste bensiiniautode kogemust, mida ma olen ka tuuninud vähem kui rohkem ja olnud ikkagi selline hull autopede, siis mind hämmastab, kui vastupidav on elektriauto. Me jätame selle akude värgi nagu kõrvale, aga see sama Leaf, millega ma tänaseks olen oma viimase Leafiga sõitnud läbi 130 000 pluss kilomeetrit ja selle autoga on ainus asi, mis on juhtunud, et ma olen vahetanud ära ükskord piduriklotsid. Et selles mõttes see on just nagu täiesti utoopia, no see ei kolise mitte midagi, sealt on täpselt nagu uus auto. Et kui ma mõtlen oma bensiinimootoriga autode peale, kus ma olen reguleerinud klappe ja vahetanud õli ja vahetanud küünlaid ja see kurat tossab ja on sodine kuskilt kapoti alt, see on täiesti nagu teine maailm. Et see on nagu see elektriautode puhul täiesti müstiline eelis, mis ei tule võib-olla kohe üldse välja. Skeptik ütleks Glenn selle peale, et sa saad sellega nii vähe sõita, et loomulikult ta ei lagune. No, aga 130 000 ei ole ju vähe, et kui sa vaatad näidiku peale 130 000 ja loed kokku, palju sa oled valanud sisse oma bensiinimootoriga autosse igasuguseid vedelikke ja neid vahetanud, rääkimata mingitest rihmadest, siis see on... See on nagu, selge elektriauto eelis, jah, et kogu hooldustsükkel on tegelikult nii palju lihtsam. Henriku jutule ikkagi konkreetsemalt vastuseks, et 2022 elektriautode valduses midagi uut ei tule, kõik on valmis, see on väga igav, mida rohkem uusi mudeleid tuleb turule, seda vähem mul selle teema vastu huvi on, sest et see on lihtsalt tõsi asi, et autotööstuses arendustsükkel on nii pikk, et selle 5 aastat tagasi oli see valdkond jube põnev, kui tehti valmis need pika sellise akumahutavusega nii-öelda esimesed näidismudelid ja nüüd lihtsalt toovad tootjad eri brändide all tihti samast tehasest tulevad mudelid turule. Las ma nüüd ütlen ära, et tegelikult aasta läheb mööda ja me näeme seda, et need elektriautod on kõigil tootjatel olemas, keskmine eestlane võib-olla ta Exceli arvutuse põhjal vaatab, et veel ei ole mõtet seda osta, aga natuke tahaks põnevamalt elada ka, ostab selle natukene pisut ebamõistlikum elektriauto ja see muutub täielikuks mainstreamiks, aga tehnoloogia arengu mõttes ei tule sellest enam midagi. Ühesõnaga, et me tegelikult ikkagi saame suhteliselt kehva läbisõiduga akusid siiamaani kasutada ka järgmisel aastal. Kuule, kõigil tootjatel on väga okei 3, 4, 500, 600 kilomeetrit. Okei, aga kui sa vaatad seda 600 kilomeetrit sõitma auto hinda, siis see on ikkagi praegu üle 2 korra kallim kui aga mäletate, kaua pidasid telefonide akud vastu siis, kui nad olid nuputelefonid. See on mingi nädal aega või 10 päeva või noh. Ja siis järsku me läksime telefonide peale üle öö, mida tuli laadida vaatad 2 korda päevas. Ja üksmeelselt kõik inimesed otsustasid, et see on ju palju parem, muidugi laeme. Et me oleme selle korra läbi teinud. Ma mõtleks ikkagi
autode koha pealt, et tegelikult valmis need on ikka palju vähem kui telefonid, et üks pool on need akud, aga teine pool on ka, see puudutab muidugi bensiinimootoriga autosid, on see isesõitmise tarkus, mis ju ka ikkagi väga hoogsalt tehnoloogilise poole pealt on täna täiesti olemas, et seda oleks ikkagi äge näha, et millal siis millal see juhtub, et auto hakkab ise sõitma ilma, et täna ta pargib ise, aga et ta siis tõesti me ilmselt lähemegi kohe selle tehisintellekti ja sellise iseliikumise jutu juurde edasi, aga autoteema lõpetuseks tahaks öelda ühte asja, et mulle üldse ei meeldi see, kui odavaks tegemise nimel loobutakse mingist mugavusest või sellisest, ma sõitsin hiljuti Volkswagen ID3-ga ja 30+ 1000 klassi elektriauto, eks ole, et hind on suhteliselt okei, aga see, mis sees toimub, on ikka kohutav, et nii planku masinat ma ei ole veel näinud. See, mis on mingi Volkswagenite viimase aja, seal on ka 60 000 Volkswagenid või 50 000 on väga koledad ja imelikud seest, nii et neil on mingi kõrvade vaheline probleem sellega, mul on tunne. Aga ma tahtsin, kui me juba autodest ja isejuhtimisest rääksime, siis pikalt on ju olnud arvamus, et ilma 5G-ta ei saa seda teha ja kuna Andre on meil siin temaatiline inimene ja kirjutas meie teemafaili 5G, siis ole hea, Andre, räägi sina oma 5G-st. Ma saan aru, et võrk tuleb 2022, 3 võrku Eestisse, see on kindel. No kõigepealt tuleb 3 korda üle õla ikkagi sülitada enne veel. Sellepärast, et me oleme neid sagedusi oodanud juba üle 2 aasta, nii et never say never tuleb juba öelda. Aga paistab ikkagi, et kõik tuleb. Märgid ikkagi nagu näitavad, et tähed tõesti hakkavad joonduma ja tuleb. Okei, kevadeks on võrk olemas. Eraldi nagu 5G tarbeks mõeldud sagedused siis kätte. Aga müü nüüd mulle 5G maa, ehk siis miks mul seda vaja on? Mul ei ole, ma ei ole sellest siivali päris aru saanud. Hästi palju sellist me oleme sellest juba päris mitmes saates rääkinud, aga ma võin siis veel korra selle plaadi peale. Mis on see 5G killer äpp, ütleme siis nii? Tegemist on ju täpselt samamoodi nagu Apple'i puhul võib öelda, et ütleme 10 aastat siis ei ole mingit revolutsiooni toimunud, ega selle 5G-ga ka kohe mingit revolutsiooni ei toimu. 5G on järgmine mobiilside tehnoloogia, pakub sulle kiiremat andmeside kiirust, võimaldab palju suuremat siis seadmete tihedust ruutkilomeetri peale, ehk siis võimaldab Internet of Thingsil areneda paremini, kiiremini ja loob selle platvormi ja siis hakkavad need killer-äpid sinna peale tulema ja siis me näeme. Tegelikult see Internet of Thingsi ja selline seadmete tiheduse argument on ennast üks kõvemaid argument, mis 5G üldse on, eks ole, et see kiirused on seal on ka lisaks, seal on ikkagi standardis, see on sisse ehitatud kogu tugiga autonoomsete sõidukite toetamiseks, et see on ka hästi oluline, kui me sellest räägime, on ju, et ka see tehnoloogia paralleelselt areneb. Kui me tahame, et need isesõitvad autod hakkavad teetaristul liikuma, siis on vaja ka mobiilside tehnoloogiaga seda toetada, turvalisust tõsta selle liiklemise juures. See ei ole mingi ainukene võimaldaja, et ma ei tea, kui 5G ei ole, siis autod ise ei suuda sõita, ei suudavad küll, neil on igasuguseid erinevaid sensoreid peal ja kust nad oma infot ammutavad. Küll aga saavad nad üle 5G võrgu täiendavat informatsiooni, mis muudab selle liiklemise palju turvalisemaks ja ökonoomsemaks, efektiivsemaks. Ehk siis midagi sellist, mida üle 4G edastada ei saa? Jah, mida 4G standard ette ei näe lihtsalt, et näiteks autod saavad omavahel suhelda, autod saavad ühe tugijaama piires omavahel suhelda, autod saavad läbi vaadata sisuliselt liikluses läbi mitme enda ees oleva auto, mis seal ees toimub, saavad sealt täiendavat informatsiooni, et see kõik on tegelikult. Kas see ei ole nagu selline software layer, mida autotootja saaks või mingi standardi põhiliselt saaks nagu ka sõltumata võrgutehnoloogiast nagu arendada? Ei saa. Et tänapäevane 4G võrk on selline, et kõik liiklus, mis selle ühe tugijaama kaudu tuleb, see liigub sealt edasi tuumikusse ja siis tuumiku kaudu internetti ja siis see võtab aega, saab selle info kätte. Just. See on väga oluline point tegelikult. Oota, aga selle teema juures väga põnev, kui 3. osapool on ka, tee ka räägib autodega, mida siis see ka see võimaldab tehnoloogia. Et see on see, mida tahaks nagu Eestis ootaks, et riigiametid ka arendaks, et meil on nutikate teede lõik üha rohkem on ju, mis siis annaks autodele infot, et palju on libedusi. Siin me võib-olla jõuamegi selle isesõitmise ja tehisintellekti ja selle juurde tegelikult, mis on ka otsapidi, kui me praegu räägime 5G-st, aga siin hästi oluline on ju isesõitmise ja sellise asja juures see, et need nii-öelda smart fallbackid, mis juhtub siis, kui see 5G võrk äkki maha kukub või ma ei tea, midagi juhtub, eks ole, et kui see tee sinuga enam ei suhtle ja see on nagu hästi kriitiline osa seal. Ja mõned saated tagasi me rääkisime Elmorendiga koos nende mudelist ja nende puhul näiteks, kui signaali auto ei saa, võrgusignaali, siis ta teeb hard stopi.
noh, see on võrdlemisi veel niisugune, ütleme siis esimene näide sellest, kuidas seda tehnoloogiat kasutada ja kindlasti see ei ole mingi ideaal, et noh, nii kui võrguühendus ära kaob, siis auto nagu vajutab piduripedaali põhja ja siis niimoodi edaspidi tulevikus nagu liiklemegi, on ju. Aga kuna nende see kasutusmudel on selline, et neil ei ole mitte autonoomne sõiduk, vaid on eemalt juhitud sõiduk, no siis ega neil väga palju nagu muid alternatiivseid variante ei ole. Autonoomse sõiduki puhul, nagu ma ütlesin ka, siis tegelikult tal on väga palju erinevaid sensoreid, millel tuginevalt ta tegelikult liikleb. Peamine sensor on loomulikult lidar, mis tegelikult loob tema jaoks kogu selle ümbritseva keskkonna pildi ja millel baseeruvalt ta siis oma peamised otsused teeb. Võrgust ta saab pigem nagu täiendavat infot juurde. Ma tahtsin selle 5G kohta veel öelda, et minu meelest on, me saame pöörata nagu mõnes mõttes Eestis oma õnnetuse õnneks. See, et meil on aastaid aega võtnud 5G litsentside väljaandmine ja nüüd need siis lõpuks antakse, on võimaldanud kogu sellel paratamatul, aga siiski veits totakal haibil nagu ära käia teoreetilisel tasandil. Et nüüd, kui need 5G võrgud reaalselt tulevad, siis ma arvan, et see tegelikkus ongi selline, et ta on sul telefonis olemas, ühel hetkel on 4G asemel võib-olla sul 5G seal ekraani peal, andmeside on võib-olla kiirem, võib-olla, ma ei tea, kvaliteetsem või usaldusväärsem, eks ole, mis iganes ta siis on, võib-olla aku kulub natuke kiiremini, aga ma arvan, et tarbijate jaoks see muutus on esialgu ikkagi üsna märkamatu ja mingid asjad lähevad paremaks. Et see kisa on nagu ära käinud ja nii palju, kui ma olen maailmas ringi käinud riikides, kus on 5G. No, ma elasin 3 kuud Hispaanias, eks ole, minu majas ei olnud, aga linnades oli. Ma pealiskaudsel vaatlusel ei julgeks öelda, et hispaanlased elasid hoopis teistmoodi kui eestlased, sest neil oli juba märtsis 5G. Et see kõik võtab aega väga palju. Vahel segada küsidagi, et see 5G on tegelikult ju nii lai mõiste, et mis sagedustest me üldse nagu praegu räägime, et me räägime madalat sagedust, me ei ju räägi sellest mingitest mis iganes gigahertsidest või 3,8. Täna me räägime sellest kesksagedusest, mida see riik on siis välja andmas nüüd aasta esimeses pooles ja sellele peaks järgnema kohe pigem just nagu madalsagedusriba, mis on üldse 700 MHz riba oksjon. Ja siis kõige viimases järjekorras tegelikult tuleb see 24 kuni 27 gigahertsi kanti sagedused on ju, mis on siis see millimeter wave. Aga kui me sellest viimasest räägime, siis tegelikult see on ka niisugune võib-olla niisugune vale arusaam hästi tihti, kui me 5G-st räägime, et just kui see ongi see, mis nüüd selle revolutsiooni toob, siis tegelikult see viimane, see kõige kõrgem, see millimeter wave sagedus pigem on väga niši use case'ide tarbeks. Lauluväljakul on seda tarbeks. Täpselt, väga tiheasustuspiirkondade katmiseks, kus ei ole seda otstarbekas teha üle Wi-Fi. Kus on hästi palju inimesi ja mingid kontsentratsiooni koos ja on hästi suur andmeedastuskiiruseid. Siin muide 5G kohta oli selline huvitav, ja ma ütlen selle vahel ära sageduste mõttes ka huvitav infokild, mis mõni aeg tagasi läbi käis, oli see, et nii Airbus kui Boeing on väga mures, et 3,7 ja 3,8 gigahertsine sagedus hakkavad nende raadioaltimeetreid segama. Kuule, kes ikka lennupandeemia ajal? Mina olen sellest aru saanud niimoodi, et see jonn on hoopis ameeriklaste siis lennundusameti käes ja samas nende see FTC ütleb, et see on loll jutt, et tegelikult ei sega midagi. No nii ta on, et tegelikult räägitakse siis jah, et lennukite puhul on selline seade nagu altimeeter, mis näitab siis piloodile, et kui kõrgel lennuk asub ja selle altimeeter kasutab sagedust siis 4,2 gigahertsi. Ja nüüd, mis on erinevus Euroopa ja USA vahel, on see, et USAs antakse seda C-bändi või seda mid-bändi, millest ka meie räägime, mille sagedusoksjon tulemas on, välja natukene kõrgemal sagedusel, et nende opekate sagedused lähevad kuni 4 gigahertsini välja. Ja nüüd siis lennukitootjate väide on, et see kaartbänd või see 200 MHz, mis nende kahe vahele jääb, on liiga väikene või et sealt tekivad mingid interferentsid nendele altimeetrite seadmetele. Euroopa puhul antakse välja sagedused kuni 3,8, nii et see kaartbänd jääb isegi 400 MHz, mis on nagu raadiotehniliselt väga suur tegelikult niisugune vaheala on ju. Et noh, väga ei ole tõenäoline, et sealt mingid siis segamised, mingid interferentsid läbi lähevad sinna, aga jah. Okei, loeme, et see on turvaline lennata, aga mul oli Andrele praktiline küsimus 5G põhjal, et inimesele, kes mõtleb uuel aastal, et sellise valiku ees,
kas ma ostan oma koju nüüd uued võrguseadmed, Wi-Fi 6 ruuterid, saada hästi kiiret internetiühendust kodus või ma ei hakka jändama ja ma tean, et ma võtan endale 5G paketiga ja telefoniga side, et kumb on parem, kas nüüd veel see uuem Wi-Fi standard, mis on nüüd juba mõnda aega on seadmed turul või siis uuem ja kiirem andmeside. Mis on ju võrrelda nagu apelsine ja õune, aga need võrdlused inimeste elus tihti on. On ja siin on alati iga operaatori soovitus, et kui sul vähegi jookseb koju kaabelühendus ja veel eriti modernne ja valguskaabel, siis kindlasti tasub seda kasutada ja tasub kodustes tingimustes ehitada võrk ikkagi Wi-Fi peale üles. Tegelikult on ju ka see, et minu arust, kui sa kasutad 5G ühendust kuskile koju, siis mõistlik on ju sinna ikkagi vedada see nii-öelda üks kanal üle õhu ja siis seda jagada kuskilt mingi Wi-Fi ruuteriga edasi, mitte panna igasse seadmesse SIM-kaart. Eks see jällegi väga oleneb kasutajate harjumustest. Jällegi loomulikult soovitus on ka kodus tekitada Wi-Fi võrk, sellepärast et kodustes tingimustes läbi seinte see raadiosignaal alati ei levi nii hästi kui välitingimustes. Eriti veel, kui me räägime 5G-st ja räägime kõrgematest sagedustest, siis mida kõrgem sagedus, seda rohkem, eriti tänapäevaste ehitusmaterjalide puhul tekib neid probleeme. Et siselevi ei pruugi olla nii hea, järelikult seda siselevi tuleks niikuinii võimendada siis Wi-Fi signaaliga või kasutada pigem maja sees Wi-Fi. Kui ma eeldan, et Hans räägib siin meil Wi-Fi 6 eest, eks ole, siis tegelikult tuli ka mõni päev tagasi uudis, et USAs siis nende sideamet oli kaevatud operaatorite poolt kohtusse just selleks, et seda vaba sagedusala mitte liiga vabalt ära jagada inimestele, siis tegelikult see kohtuasi on nüüd nagu siis sideameti poolt võidetud ja see ikkagi läheb kasutusse, nii et ilmselt me jõuame ka Euroopas varsti selleni, et see Wi-Fi 6E hakkab siin aktiivsemad seadmed meil saada olema, kui Euroopa Komisjon selle otsuse lõpuks vastu võtab, eks. Jah, aga üks huvitav ennustus või fakt on veel ka see, et kui rääkida just sellest, et kas Wi-Fi 6 seadmed või 5G tõeka seadmed, siis seadmete turu mõttes endiselt on ennustus järgmiseks aastaks, et müüakse oluliselt suuremas mahus Wi-Fi toega seadmeid kui 5G seadmeid. Kindlasti. Miks seda teismalt esialgu kallimad? Ma küsiks Andre käest seda veel, et Glendals midagi öelda. Ma tahtsin küll juba hakata kokku võtma seda kogu meie 5G teemat. Teeme lõpetame. Viimane küsimus, Meelis. Ma tahtsin küsida seda, et kui see rääkis madalamast sagedusest ja et järgmine oksjon tuleb tõenäoliselt sellel, kas oskad öelda, seal minu teada on mingisugused sellised takistused võivad olla see, et mida naabrid teevad, et siin Venemaa ja Soome, et kas need vaidlused nagu lahendatud või kas sellega on kõik nagu hästi? Tead sa sellest midagi? Madala sagedusega ei ole väga suuri vaidlusi selles mõttes, et pigem oli see madala sageduse väljajagamine ka kohalik vaidluse temaatika, aga ma seda päris avama siin ei hakkaks, et siin oli lihtsalt küsimus, et kas riik jäktab osa sellest sagedusribast enda tarbeks ja just siis alarmsõidukite ja selle operatiivraadioside võrgu tarbeks. Aga see on ka meil kokku lepitud, et tegelikult takistusi ei ole, see peaks kohe järgmisena minema ka oksjonile see sagedusvahemik. Ma tahtsin lihtsalt siis kokku võtta sellega, et kas siis aasta pärast räägime põhimõtteliselt sama juttu 5G kohta või on meil aasta pärast midagi aasta pärast meil 5G olemas päriselt? Aasta pärast meil on uued sagedused olemas ja 5G võrgud eeldatavasti kõigel 3 operaatoril turul avatud ja kindlasti 5G võrk laieneb ja areneb päris kiiresti selle järgmise aasta jooksul. Selge, aga nüüd ma tahaksin võtta veel, võib-olla võime ühe teema võtta, kui oleme kiired, siis 2, aga pigem ühe, sest meie suusaringi tegev kuulaja on juba hakkama jõudma ringi lõppu. Ta ei jaksa enam suusatada. Mul tundub, et me püüame olla hästi konkreetselt selged sellise teema ennustuste puhul, mis on siin käinud läbi erinevatest märkmetest, millega ma teen algust ja ütlen sellise lause, et metaversum saab popiks aastal 2022. Nii, mida see siis tähendab? Ei saa, ütlen mina. Mina ütlen ka, et ei saa. Väga hea, selge. Nii, te juba eksite kõik, aga öelge. Nii, siis see teema on hästi keeruline ja palju saab ümmargust juttu jääda need terminites, aga ma tahan öelda seda, miks ma sellist asja väidan, et see seob ära nii igasugust virtuaalreaalsust, mänge,
suhtlusäppe ja siis veel üks lisaosapool on siis sellised virtuaalsed kaubad, mida saad vahetada ja virtuaalsed näiteks avatarid või mingid näod. See kõik on hästi segane, miks need seotud on, aga see muutub popiks, kui mitte aasta pärast me kõik seda ei kasuta, siis on, ma vaatan noori ja teismelisi ja seal tekivad esimesed sellised, kuidas öelda, mitte turundatud väärtused, et see on midagi ägedat, mida ma tahaks saada ja ma tahaksin seda kasutada või tahaks omada või tahaks vahetada. Ja kuidas ma sellest nagu hakkasin aru saama, et jah, seal on tohutu kindlasti surve suurfirmadelt, kes üritavad seda teha ägedaks. Aga nii nagu noored käivad ja ostavad kokku mingisuguseid piiratud väljalaske arvuga tosse, Nike teeb või kes iganes, siis Nike üritab seda sama ja Adidas ka üritab sama asja viia ka virtuaalsesse maailma. Ja muidugi omal moel, oma nagu brändi edendades, aga samas siis seostub nii paljudega mängudega, virtuaalreaalsusega ja tehnoloogia, et sealt saavad kokku siis 3 osapoolt tehnoloogia, virtuaalreaalsuseks ja liitreaalsuseks. Teiseks see cool kultuuriline väärtus, et ma oman midagi, mida on vähe ja mida teised arvavad, et see on äge. Ja 3 on siis igasugused mängud ja keskkonnad, kus neid kasutajana näidata. Et ma arvan, aasta pärast on see popp. Nii, vaidlen nüüd vastu kohe. Punkt 1 on see, et sinu esimene väide oli tehnoloogia ei ole valmis, ei ole aasta pärast valmis, ei ole ilmselt ka 3 aasta pärast valmis. Punkt 2 on see, et need samad virtuaalsed kaubad, ma arvan, et see on siuke NFT-d ja sellised asjad, et see on, võin eksida, aga ma arvan, et see on, okei, ma olen nõus, et mingid Fortnite'is kinnid on ja muud sellised asjad on nagu tegelikult hästi populaarsed, aga see digitaalse omamise või NFT põhise lahenduse asi on ikkagi selline hype ja see jätku, et mina võib-olla ma olen liiga vana selleks, aga kui ma asja käega katsuda, siis selle unikaalsus minu jaoks nagu puudub. Aga see on nagu teine asi, see on maitse asi, aga tehnoloogiliselt me ei ole veel seal. Selles osas, ühesõnaga, ma olen Meelisega selles osas nõus, et tehnoloogiliselt me ei ole seal ja ma olen selles mõttes Hansuga nõus, et ta popiks läheb, ehk siis ma arvan, et tast räägitakse oluliselt rohkem, kuidas siiamaani räägitud on. Ja tast kindlasti, ta on hype-tsüklis, ta on selles kõige kõrgemas hype-tsüklis hetkel, Gartneri hype-tsükli mõttes, aga millal ta reaalselt massidesse jõuab, ma arvan, selleni läheb veel julgelt 2, 3, 4 aastat aega. Ja siin on ka jällegi seos meie eelmise teemaga, 5G teemaga, et kogu see VR-i maailm, AR-i maailm peab minema massidesse selleks, et ka metaversum läheks massidesse. Ehk siis sinna on ka seotud juurde veel kõik need gadgetid, et me hakkaksimegi igapäevaselt neid kasutama. Prillide areng, kas tuleb Apple prillidega välja, millal tuleb, kas tulevad niisugused prillid, mida sa päriselt ise ka pähe panaksid ja kõnniksid tänaval. Ray-Ban esimese juba näite tegi, täitsa nagu justkui niisugused prillid, et paneks isegi ette, aga jällegi tehniliste näitajate poolest suhteliselt nigelad. Ehk siis millal see tehnoloogia areneb sinna faasi, et meil on need wearable'id ja siis see metaverse toetab kõike seda nagu sinna juurde, et aga siin on võimalik ette kujutada mingeid teistsuguseid asju, et kutame ette, et me teeme ühe Teamsi koosoleku siin kõik, hakkame tegema mingit tähtsat projekti või ma ei tea, kohtume kliendiga, oleme Teamsi koosolekul ja mul on võimalik ka ilma nende prillideta. Oleks põhimõtteliselt täna ju tehniliselt võimalik tekitada endale mingi äge taustapilt või ütleme selline virtuaalne kontor, eks. Need dünaamilised taustapildid on ju olemas. Ma võin oma igava valge seina asendada merevaatega, kui ma tahan. Ehk et ma saan endale täna luua virtuaalse ruumi, virtuaalsete isegi olemasolevate koosoleku tööriistade, aga miks mitte ka mängude või kuskil sees. Nüüd, mis on nagu puudu, et kus see unikaalsus võiks tekkida, eks, on see, et kui ma palkan mõne väga hea arhitekti või kunstniku ja lasen tal enda selle Teamsi koosolekuruumi nii-öelda kujundada ja ma vormistan selle ära mingisugusel viisil, mis tähendab, et mitte keegi teine maailmas mitte kunagi ei saa. See on ainult minu oma, eks ole, see on ainult mulle loodud ja ma maksin selle eest 500 või 5000 või 50 000 eurot näiteks sellele arhitektile. Ja nimetame seda siis NFT-ks, kui me tahame, et ma olen ostnud endale mingisuguse mõttelise osa bitte ja baite, mis on võtnud minu isikliku ruumi, virtuaalse ruumi kuju ja kui sinna peale ehitatakse veel mingi kontrollimehhanism, eks, et kui Andre virutab ära selle pildi kuskilt mul ja tahab ise seda kasutada, et siis Teams ütleb, et kuule Andre, et see on ju Henriku ruum, mis sa kasutad, see on ju selgelt seal NFT-s kirjas, et nii ei saa.
ehk et see selline personaliseerimise ja oma ruumi vajadus virtuaalmaailmas on olemas ja seda on võimalik rakendada ka ilma nende prillideta ja kiivriteta, aga mingid tehnoloogiajupid on seal hetkel veel nagu puudu. Et ma arvan, et ka mängudes ma hea meelega tahaks olla, kui ma mängiks selliseid mänge, siis ma hea meelega tahaks olla unikaalne ja võib-olla kanda mingid Nike ägedaid tosse seal, kui ma püst käes ringi jooksen ja teada, et neid tosse on ainult 10 ja kui keegi teine tahab need kuidagi ära virutada ja veelgi enam, et ma saan neid tosse kanda üle sinna sama Teamsi koosolekuruumi, kui ma tahan. Ja selles mõttes siin on hea näide see meie Eesti startup Wolf 3D on ju, kes sai ka suure rahasusti nüüd hiljuti. Just ja selles mõttes sellel on selgelt nagu nišš olemas, pluss järgmise aasta kontekstis on ennustus ka, et spordimaailm tuleb korralikult NFT-de taha ja spordis on teatavasti fännibaas väga suur, et kui seal ennustuse kohaselt juba 4-5 miljonit spordifänni omab aasta lõpuks mingitki sorti NFT siis vara, siis see on päris korralik maht. Just. Ja see on ka ju tõenäoline ja usutav ja mida ma ei usu, on see, mida Henrik juba siin mainis ja mida härra Mark Zuckerberg hooga promob, et me teeme mingisugust töö ja Teamsi koosolekuid sellises keskkonnas, kus me saame kõik olla 3D kriipsujukud. Seda on väga raske kujutada, et tööalane koosolek läheb sinna virtuaalne. Mina kujutaks just nimelt seda jube hästi ette. Ma tunnen, kuidas mul on füüsiliselt halb olla selle ekraani taga, sihtida oma mikrofoni suhu, vaadata mingisugust 2x2 sentimeetrist pilti. Mõtle, kui äge see on, kui sa isegi paneks täna omale kasvõi selle sama Questi peakomplekti pähe, istuks diivani peale ja kõik me istume mingisuguses ägedas Vahemere rõduga. Aga meil ei ole neid komplekte, Glenn, ja need maksavad keegi ei taha neid osta. No, aga kui meil need oleks, ma ütlen ei, seda... see on 3D televisioon 2. See on uus versioon sellest samast jurast, mida me üritasime teha. Et igal juhul mina oleks, kui mul oleks pakkuda võimalust, kas ma panen omale selle tuukrimaski isegi pähe, istun sellega täna 2 tundi või väänan ennast siin ekraani taga, siis ma iga kell vaiks selle tuukrimaski, sest ma ütleks ka, et täna see kas või see sama Oculus Quest 2 peakomplekti pakutud maailmad ja mängud on ikkagi nagu ülivõrdes ägedad versus sellega, mida ma vaatan täna tavaliselt telereekraanilt. Jah, aga nad on ikkagi veel üsna nutused võrres sellega, mis nad võiksid olla. Tead sa, kui sa võtad kas või see sama kiidetud lennusimulaatori lahti ja lendad sellega virtuaalreaalsuskomplektiga, see on täiesti ebareaalselt reaalne võrreldes sellega, mida sa vaatad ekraanilt. Ma tahan nagu öelda, et seda ei tasu alahinnata seda poolt, see ei ole 3D2, see on äge, see on väga äge maailm tegelikult. Ta on äge, aga ta peab olema kohmakas. Ja ta peab olema kvaliteetsem ja odavam selleks, et ja väiksem ja ilusam selleks, et see läheks massidesse. Aga teine asi, mis siin probleemiks on see, et kui me räägime siin metaverse'ist ja millest iganes, siis see on nagu selline Facebooki või need meta siis selline ilus unistus, aga me unustame siin selle ära, et me oleme maailmas, kus on palju väikseid firmasid ja miljonid inimesi, ehk siis fragmentatsioon tuleb ja see on suur ja sellist ilusat ühtset asja me ilmselt ei näe kunagi, et see on nagu hoopis probleemiks. Ei no aspekte on see muidugi palju, et kas see tehnika läheb kokku, kas me tahame seda kasutada ja nii edasi ja nii edasi. Aga lihtsalt sellepärast ka midagi maha tõmmata, et seda võib-olla ei ole sellisel kujul näinud, on ka võib-olla ennatlik. No midagi taolist tuleb ju kunagi nagu nii, eks ole, mis kujul ja kuidas seda me näeme. Andres, sa tahtsid öelda midagi vahele või? Ma kuulan huviga ja olen täiesti nõus, et mõlema poolega ja eriti sellega, et ta tuleb igal juhul, millises vormis ja millal on ainult aja küsimus. Ja, aga mul on väga raske ette näha, et me nagu võtaks, et meil oleks kuskil 500 miljonit inimest, kes läheks ja ostaks 500 euro eest need peakomplektid ja hoiaks neid laetuna ja õpiks neid kasutama ja siis... No eks seda oli raske oli ka ette kujutada, et neid telefonilaadseid tooteid on ju nii palju ostetakse. Siiski see juhtus. Just, absoluutselt. Nii ta on. Ma ei tea, mis te arvate, kas me teeme veel sellise ringi, kus igaüks saab, kui ta tahab, öelda veel ühe lause 2022 kohta, mida ta ootab, et ägedat juhtub või on kõik juba südamelt ära öeldud? Teeme lühikese ringi, ma arvan küll. Teeme lühikese ringi. Ma võin alustada, et mis te ütlesite, et mida ma ootan ja tahan, et ma tuleks välja hästi häälepõhine assistent, nagu meil on praegu Alexa ja Siri ja Google, nendest tuleks nüüd 2.0. Ma tahaks seda sel aastal näha, kes oleks nagu hoopis targem. Mitte, et ta ei kuula mu juttu, ainult ei räägi mulle vastu, vaid ta mäletaks, mida on ta mulle ise varem öelnud ja ta ise pöörduks minu poole, et kui ta teab minu elu kohta nii palju, et ta oleks selline proaktiivsem
ja see ei ole üldse mingi ulme raketiteadus, vaid see on lihtsalt seniste nende hääleassistentide suur puudus ja suur probleem, mida nad aitaks lahendada, et mu elus on nii palju mailbox'is, nii palju infot ja nii palju asju mu kalendris, et ta tuleks ja oleks mulle parem abimees ja äkki 2022 võiks keegi selle teha. Ja see on minu üks väike ootus. Tegelikult ju see, et kiirelt öeldes, et alguses tundus, et see asi nagu areneb päris kiiresti, viimased mitu aastat on ta nagu paigal seisnud täiesti, et see on kurb. Aga mina tahaks loota, et Eestis finantsteenused ja ka riiklikud teenused, IT-lahendused muutuvad paremaks, mugavamaks ja lihtsamaks praegu siin nii mõnigi asi ikkagi päris lapsekingades ja mõned... Üks konkreetne näide. No näiteks see, et minu kodupank SEB siiamaani ma ei saa kasutada Apple Pay'd ega Google Pay'd ega ühtegi sellist lahendust, see on uskumatu 2021 lõpuseks. Või see, et kui ma ükspäev tahtsin kuskile mingisse riigiteenusest sisse logida, siis see oli võimalik ainult ID-kaardiga, ei mobiil-ID-d ega smart-ID-d ei olnud seal olemas. Nii et sellised asjad nagu on. Rääkimata see, et kõik Eesti riiklikud portaalid on täiesti erineva välimusega, et mitte ühtset nagu sellist disainikeelt ei ole seal, mis tegelikult peaks olemas olema. No, siin ma ütles vahele, mis puudutab kogu seda AI-d ja natuke ka Meelise juttu on ikkagi see meie rõõm või mure täpselt millises riigis ja kui väikses kohas me ju elame. Et kogu see AI pool on ju ka see, et ma arvan, Ants, sa räägid ka ikkagi inglise keeles oma Alexaga, vist mitte eesti keeles. Et nii kauaks, kuni ikkagi me seda teeme inglise keeles ja me oleme inglismaiste firmade jaoks selline nii-öelda perifeeria, siis on see häda ilmselt jääb meid saatma aegade lõpuni, et me oleme selle koha pealt alati nagu maas igas mõttes. Aga Glenn, kui sa juba räägid, üks lühike ennustus 2022. Juba ennustus jälle või? Ootus, see on unistus, ütle unistus. Meil on siin pigem unistavad ennustused olnud. No loomulikult, mulle meeldikski väga, kui ma saaksin omale tuukrikomplektist väiksemad prillid, millega ma saaksin siis möllata virtuaalmaailmas. See oleks üliäge, aga ma kardan, et seda võib-olla, kas sel aastal juhtub, võib-olla Apple teeb midagi. Ja ma muiduks kaotaks, et ka tuleks uus Quest välja, et ma ostsin kunagi selle esimese, üle-eelmisel aastal tuli välja teine, nüüd just, kui võiks ikkagi tulla välja kolmas ja äkki see kolmas on siis juba veel ägedam, kui oli esimene või teine. Ja muidugi, mis ma olen siia vaatan endale veel kirja pannud, et kindlasti me näeme ikkagi loodetavasti progressiga igasuguste personaalsete liikurite osas, kus teadagi mina seisan väga palju oma ajast, et olgu need siis one-wheelid või muud sellised asjad. Mis progressi sa seal näha tahad? Ma tahaks näha seda progressi, et nad oleks veel mugavamad, veel kiiremad ja rohkem kiirust meil sinna küll vaja pole. Ja sõidaks, tegelikult kaugemal nad ei peagi enam võib-olla sõitma, aga just nagu seda poolt, et nad olekski, nad on tegelikult juba täna loomulikult nagu päris sõidukid, aga seal on veel natukene arenguruumi nagu tehniliste parameetrite osas ja see on ka silmapiiril, et selles mõttes ongi nende üherattaliste osas ju täna ka ikkagi väga ägedaid mudeleid välja lubatud, mis peaks nüüd just nimelt sel aastal jõudma müügile ja nad on ikkagi väga tõsiste näitajatega, nii et kui elektriautot ei taha osta, siis võid osta sellise üherattalise elektriauto. Aga jah, linna elektriauto. Andre, mis sinu unistus on algavaks aastaks? Jaa, kui siin unistamiseks juba läks, siis ma äkki teeks niisuguse hariva kõlli siia, et kuna me teame, et küberturvalisus on täna niisugune kasvav trend ja eriti selle aasta vaatest kindlasti ka COVID-i situatsioonis, siis minu unistus oleks see, et meie üldine küberhügieen paraneks ja iga eestlane võtaks kasutusele 2-faktorisele autentimise, veenduks, et ta ei kliki suvalistel linkidel, kui ta meile saadetakse, vaataks, et ta tarkvara oleks erinevates seadmetes uuendatud. Et kui see kõik juhtuks, siis ma usun, et oleks Eesti oluliselt turvalisem koht, kus elada. Sa panid küll kõva unistuse maha ja mina ma siis lõpetan unistuste rea, mina tahan, keegi siin juba rääkis, see oli vist Glenni jutt, et ma tahan jalutada oma teleri juurde ja öelda talle eesti keeles, mida ma sealt näha tahan. Ja et siis see asi hakkaks mängima. Nii palju, kui ma neid digibokse olen näinud, see on üks kohutav õnnetus ja frustratsiooni allikas sealt midagi üldse üles leida. Õudne. Ma annaks teile lõppu ühe soovituse, kui tohib kiirelt. Hendrik jutuga haakuv Telia TV, Android TV äpp betana on väljas, kellel Androidiga seade, Androidiga teler või boks, proovi, kasutage seda. Ahah, ma lähen kohe vaatan siis. Mul on Elisa Androidiga boks, kuhu ma saan aru, saan tõmmata Telia Androidi äppi. Maailmad kuidagi segulevad oma vahel. Väga hea, aga ma pean maksma teile, Andre, ikkagi sellest, et ma tasuta ei saa
see ei ole tasuta teenus, on ju, sealt asjade vaatamine. Sa pead ikka Telia klient olema. Pead ikkagi tellima. Ma saan mõlemale maksta ja kõik on rahul. ja Go3 saan ka veel sinna tõmmata ja lõpuks ma vaatan siis oma telekanaleid kas või 4 erinevast kohast, kui mul soovi on. Apollo ka lisaks, jah. Ja näed, meie saade on selleks nädalaks läbi. Kes jaksas lõpuni kuulata, see näitab, et te olete tõeline meie saate fänn ja te olete ära teeninud nüüd vihje või õiguse saata meile saate nime soovitusi, sest meil on endal mõned variandid, aga kuulajate soovitused võivad ka olla ja te olete siin üle tunni aja meiega veetnud, äkki on tulnud mõni mõte, et otsige meid kusagilt üles, saatke siis meili peale mulle või Hansule või kellelegi teisele, kes siin on, küll te leiate meid, et mis võiks olla täna veel nimetu saate nimi. Aga päris kindel on see, et see sama nimetu saade on teiega jälle nädala aja pärast, nii et aitäh kõigile kuulajatele ja kohtumiseni.